Teeme siis väikse päeviku pidamise video näol. Täna on siis 3. päev, kus ma järgin kella 5 klubi raamatut. Ja see on tegelikult 3. kord, kus ma olen seda alustanud. Ja esimene päev ma tegelikult ei saanud öösel üldse magada, sest ma olen harjunud hilja üles tõusma. Hilja ärkama ja ma olen harjunud hilja magama minema ja mitte sellepärast, ma ei usu, et see on minu bioloogiline kell, kuigi selles võib ka olla tõde. Ma usun seda, et ma ei taha päeva lahti lasta ja ma ei taha päeva alustada. Et ma venitan päevaga nii palju kui võimalik ja ma ei taha sellest lahti lasta ja hommikul ma ei taha ärgata. Ja tegelikult see on nagu selline apaatsus, kus ma tunnen, et ja ma vaatan seriaale ja need seriaalid on nagu huvitavamad kui minu elu või ma kuidagi püüan põgeneda seriaalidesse ja põgeneda selle eest, et minu enda isiklik elu ei ole piisavalt põnev ja et nagu väga ei taha elada. Mitte, et ma nüüd suitsidaalne olen, vaid lihtsalt elada niimoodi elust rõõmu tunda, ei ole soovi, hommikul ei taha ärgata selle päevaga, lõpus ei taha seda päeva lahti lasta ja niimoodi kulgebki. Ja ma tahtsin nagu esiteks digisõltuvusest vabaneda ja teiseks jõuda rohkem asju ära teha, kolmandaks, et mul tuleks nagu elamise soov tagasi. Ja nüüd täna on siis 3. päev, kui ma järgin seda kella 5 hommiku klubi Robin Sharmalt. Ja see on juba teinud imelisi muutusi, kuigi arusaadav, et esimesed 22 päeva harjumuse muutmist on ilgelt raske. Ja kokku on 66 päeva muutust, et esimesed 22 päeva on kõige raskem muuta oma harjumust. Hommikul ärgata, et 4 päeva tagasi ma siis jälle, ma läksin magama umbes 11 ajal, aga ärkasin öösel üles umbes 12:30, ei saanud magada, sellepärast et harjumus on sees olla poole ööni ja rohkemgi üleval, vaadates seriaale. Ja siis siiski suutsin kell 5 hommikul püsti tõusta lihtsalt moti põhjal, et mul oli siuke suur motivatsioon tõusta. Ja ma tõusin, panin trenniriided selga ja läksin vaikselt 10-minutilisele jooksule. 20 minuti asemel ma mõtlesin, et ma teen 10 minutit. Tulin tagasi ja siis kohe istusin maha mediteerima ja pidama päevikut. Kirjutasin välja 5 eesmärki, mida ma tahan sellel päeval ära teha. See on ka raamatu järgi. Kirjutasin välja mõned emotsioonid, kirjutasin välja, mis on see pealmine. Seal on siuke reegel 90-91 ja see tähendab seda, et vist oli 90 päeva, 90 minutit, päeva esimesed 90 minutit tööst sa pühendad ühele asjale, mis teeb sind antud valdkonnas, kus sa tegutsed, siis tipptegijaks. Ja siis ma istusin ja mõtlesin, et mis asi see on, millele ma peaks keskenduma, mis teeks mind antud valdkonna tipptegijaks ja mulle tuli pähe asi, mida ma olen ammu tahtnud, aga pole suutnud ära teha. Ja see on raamatu kirjutamine. Ma tahan kirjutada raamatut, teadmisi on tohutult, aga kuidagi ma ei leia selle jaoks aega, mahti, ruumi, mis iganes, nüüd äkki leian. Ja teine on siis Taro kursus. Nagu paljud teist teavad, eelmisel aastal ma plaanisin Taro kursust, mis plaani järgi pidi tulema 12-kuune täiskursus ja terve aasta aega koos produtsendiga me valmistasime, aga lõpuks ma siis põlesin nii tohutult läbi, et ma tühistasin kogu selle kursuse ja ei suutnud hakata seda ellu viima, mis on ühelt poolt kurb, teiselt poolt jällegi see vabastas tohutult energia, mida ma terve aasta kulutasin.
kasutasin siis sellele kursusele. Ja pool aastat tagasi ma põletasin oma tarokaardid ära, sest ma tundsin, et oma töös ma enam ei vaja neid ja see oli nagu vanade juuste ära lõikamine, et vanast lahti ütlemine siis läbi tule. Ja siis ma hakkasin kanaldama ilma tarokaartideta, mis õnnestub mul väga hästi ja umbes pool aastat olen niimoodi tööd teinud edukalt. Ja nüüd on need taarod hakanud paluma, et ma võtaks need tagasi, aga juba hoopis teistmoodi, mitte niimoodi, et ma kasutan neid töös, vaid ma ei tea, näiteks mul on lihtne taarodega mingeid asju kontrollida, kus mul ei ole endal nagu energiat või väga hea on üle kontrollida, kas näiteks inimesel on needus peal või ei ole needust peal või sellised maagilised asjad, mida ma ise vahest on vaja kinnitust üle, et kas ma ikka tunnen õigesti ja siis kus ma ei ole veel nii kindel endas, et ma näen näiteks hiljuti, et meesterahvas tuleb, ütleb, et tal on tugev needus peal ja mitmed spetsialistid on seal käinud, ka minu tuttav, ma saatsin sinna oma tuttava ja tuttav ütleb, et seal pole mingit needust, seal on lihtsalt psühholoogiline teema. Ma jällegi võtan nagu konstellatsiooni välja peal ja tunnen, et midagi siiski seal on varjatult, aga väga tugevalt ka psühholoogiline, et suures osas see on nagu mingi fantaasia või iseeneslik needus. Ja siis tarokaardid on siin väga head näiteks, et üle kontrollida, kas see on tõesti nagu mingi kellegi teise poolt peale pandud needus või see on iseenese peale pandud needus või see on lihtsalt puhas psühholoogia, pole mingisugust needust siin, et üle kontrollida. Ja olen otsustanud, et võtan tagasi need oma ellu. Ja juba tellisin 2 pakki AliExpressist, mis mulle nagu tohutult meeldisid. Ja nüüd, kui ma istusin hommikul kell 5 oma toas põrandal, ma mõistsin, et juba tükk aega enne tegelikult olid need mõtted, et ma tahaks tarokursust teha, aga nüüd teistmoodi ja koos Anatoliga, kellega me olime siis selgeltnägijate tuleproovis koos, kes on tegelikult minu taarode õpetaja, keda ma väga-väga austan ja armastan. Ja me natukest aega enne ka rääkisime, et äkki siiski teeme kursuse koos. Ja ta oli nõus ning ma istusin maha ja mõtlesin, et okei, davai, et ma toon välja kõik oma tarokursuse materjalid, aastased materjalid, mis ma olin ette valmistanud ja siis saagu see siis selle päeva eesmärgiks. Ja siis see saigi päeva eesmärgiks 90-91 ja